hommikust. Kell on 6:47. Me valmistume selleks, et minna Kiviõlisse. Jah. Miks me nii vara tõusime on see, et mitte mina ei sõida ega Kristjan ei sõida, vaid sõidab väiksem vend. Ja selle jaoks peab kogu pere tõusma vara üles. Selle poolest on loodus täna näha meie Eesti enda staari Kelly Sildarut. Vaatame, mis täna päev toob. Kiviõlis näeme arvatavasti. Nüüd me oleme kõik valmis, et välja sõita. Oi, see auto. Siin on paar tundi sõita, tegelikult see on päris pikk sõit Kiviõlisse, nii lihtne ei ole. Aga sellegi poolest vaatame, mis saab. Mis see päev täna toob. Olemegi kohal jõudnud. Nagu näha, siis mägi on minu taga seal. Minu jaoks on see esimest korda Kiviõlis. Aga ajakavad näha näeb välja umbes selline, et nüüd me jõudsime kohale. Nüüd on vist mingi harjutamise aeg või mingi soojaks sõitmise aeg on vist kell 9, midagi sellist. Ja 11 peaks vist hakkama sõit. Ja eks siis näeb, mis siin saab. Praegu ma ei oska väga midagi öelda. Mäest üles ma väga ei kõnni. Ja ise ka ei sõida, sest mul ei ole lauda praegu. Kuigi tahaks küll, siis mägi tekitab kiusutust küll. Park, ma saan aru, et on siin. Tavaline mägi on seal. Jep. Nagu näha, siis siin on ka hüppest või? See park on nii jah, kaugel vaata, et see, et saame. Siia ei sõida välja või? Jaa, nagu vaata, kui raske ma olen suured. Igastahes suvel saab siin sõita ka mägi autodega, põhimõtteliselt sama mägi. Sõrmes on pragu sees. Põhimõtteliselt sama mägi jah. Seesama siit tuleb alla. Et siin ümber on see mägi autorada ka. Ja siis nagu igas sõikluspargis on ka trossi laskumine. Seda siit ei näe, aga seda lõppu on seal kaugel näha. Ma ninaga suumin. Siis näeb. Siin on siis see pargi osa. Ja siis on, ma arvan, et kõige suuremad hüpped. Külje peal on kirjas 9 meetrit. Noh, päris järsk teine. Üleval on veel paar paipi ja toru ja eks siis näeme, mis tegema hakatakse. Jõudsime peaaegu mäe tippu ja vaade on küll selles suhtes ikka vinge. Praegu oli eriti Tuhamäe tehas ja teine see Tuhamägi ja ilus, mis ma oskan öelda. Hüpped tunduvad, noh, tehtavad, mitte minu jaoks, aga mõne võib-olla vinge venna jaoks on tehtavad. Oleme Subaru ametlikud reklaamnäod. Me küsime ka, et kas meil ei ole mitte nelikvedu ja et kas mitte maakera ei ole ümmargune või mis iganes see oli. Aga selles mõttes on see hea koht, et kõige suurem hüppe on siin samas ja kõik ülejäänud on seal taga. Ja kui keegi tuleb, siis näeb. Praegu vist väga ei tule, ikka üks tuleb. Kelly ka juba sõidab, teeb siin soojaks, teeb niimoodi soojaks, nagu mõni vend teeb eluhüppeid siin. Seda vist näha. No midagi on näha. Meestel läheb katse 2. ATV-ga ei õnnestunud. No. Läheb päev kui ATV. Ei, ta läheb rahulikult. Läheb ta jee. Vaatame. No, jäi vist kinni. Naaseme siis, kui oleme üleval. Ei, naaseme ikka siis, kui võib-olla on tulemusi. Tulemused puuduvad. Parandus ikka jõuti, ainult et seekord mindi mööda mäge. With the money, yeah.
sellega me põhimõtteliselt täna lõpetame. Ei, ma ei räägi sinuga. Ja me täna lõpetame. Elli Sillarit ei jõudnud vaadata. Tavaliselt lähevad, aga me juba vaikselt hakkame tagasi liikuma. Aga siis, kui oli tore vaadata. Vaata, kuidas räägid trikke tegid isegi osad. Milleks on kuni 17-aastased noored meil täna võimalused. Pull. Seda on väga äge vaadata. Lootus on olemas Eesti lumelaua ja suuskadel. Aga nüüd lähme korjame oma väikse sangari peale ja hakkame tagasi liikuma. Jõudsime siis Tallinnasse tagasi lõpuks. Ma jäin nii pea, kui ma vist Kiviõlist välja saime, nii pea magama jäin. Ja kuna sa taga istud, siis või seda kohustust, et sa pead aitama juhil ärkvel olla, sest et me olime ju kõik 6:50 umbes üleval. Läksime siis sealt Kiviõlisse ja terve see aeg olid värskes õhus. Mürgituse kätte, värske õhumürgituse ja sooja autosse said ja vajusid ära nagu kott. Ma ennem kui ütlesin, siis tore oli näha sellist Eestist tugevat sportlast. Oi, kuidas tahaks ise ka minna sõitma. Kahjuks ei juhtu see nüüd see aeg, aga järgmine aeg võib-olla kunagi juhtub. Kui ajad vähe paremad on. Praegu on raske periood. Selline oli tänane päev. Praegu on veel valge, aga ma lähen koju teen süüa ja ma sellega vaikselt osad kokku siis ära vist sellepärast, et täna vaatamast. Oli meeldiv teil. Jääme siis järgmine kord ja tšau.